13. septembril kella 2:30 paiku öösel märkasid Jõhvi politseijaoskonna politseinikud Tallinn-Narva maantee 162. kilomeetril Narva suunas suurel kiirusel liikunud sõidukit BMW X5. Ajal, mil autot märgati, näitas kiirusemõõtja kiiruseks 129 kilomeetrit tunnis. Politseinikud andsid sõidukijuhile peatumismärguande, mida juht eiras. Pärast mõneminutilist tagajäämist õnnestus lisapatrullide poolt tekitatud teesulus sõiduk peatada. Sõiduki roolis oli 43-aastane mees, kellel tuvastati väärteoks kvalifitseeruv alkoholijoove. Mees peeti koha peal kinni ja toimetati arestimajja ning tema sõiduk toimetati politseiparklasse. Mehe enda sõnul eiras ta politsei peatumismärguannet, kuna ta oli samal õhtul tarvitanud alkoholi ega olnud veendunud, kas tema tervislik seisund lubab tal sõidukit juhtida. Ida prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Annika Elm tuletab meelde, et enne rooli istumist peab juht veenduma, et alkohol on verest täielikult kadunud. Vastasel juhul tuleb sõit edasi lükata või paluda abi lähedaselt. Joobes juht ei hinda oma sõiduoskusi adekvaatselt ja võib teha ohtlikke ning läbimõtlemata manöövreid, mis võib kurvalt lõppeda, lisas Elm. Öine tühi maantee võib ahvatleda kiirust lisama, kuid liigne julgus ja enesekindlus toovad tihti endaga kaasa traagilisi tagajärgi. Enamasti on teelt väljasõidud seotud just suure sõidukiirusega. Seekord õnnestus politseil hulljulge mees ohutult peatada, kuid alati ei pruugi asi nii õnnelikult lõppeda, tõdes Elm. 43-aastasel mehel oli rikkumise toimepanemise ajal 6 kehtivat kriminaalkaristust, millest 3 seotud joobes juhtimisega. Möödunud aasta suvel konfiskeeriti mehelt juba joobes juhtimise eest sõiduk ning tema juhtimisõigus peatati. Kolmapäeval, 14. septembril astus 43-aastane mees kohtu ette. Talle määrati karistuseks 30 päeva aresti, tema sõiduk konfiskeeriti ja lisaks tuleb juhil loovutada 9 kuuks juhtimisõigus.